Eks ma tulen selles mõttes katkisest perest ja ei olnud nagu eeskuju ka, et mis ja kuidas ja mingi aeg noorukeas sai ikka nagu mindud natuke veel pahale teele ka. Ja kui jõuan see kaitseväe teema juurde, siis oligi niimoodi, et mulle jõudis kohe nagu arusaamine mingi aeg, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma lõpetan vanglas lõpuks. Lihtsalt nagu asjad, see oli siuke segane aeg, 90 algus, vaata. Selline täiesti paras metsik lääs igatepidi ja keegi teadki, mis on must-valge, mis on õige, eks ole, õige vale ja ma tegin endale otsuse, et üks hommikul pärast suurt pidu räigelt pohmellis peaga marsin sisse Saaremaa, siis tolleaegse riigikaitsekomisjoni või riigikaitse osakonda. Ja siis on tuttav mees seal, kes töötas, kui ütlesin talle, et tead, Tom, saada mind nüüd kaitseväkke ära, ajateenistusse, eks ole, et on aeg. Ja küsi, kuhu tahab minna. Ma ütlesin, mis kõige karmim on praegu, saada sinna. Nii noorena sa ei oska võib-olla mõelda veel, et see oli äge, vaata, mul on nagu väljas, eks. Ja mingit ohtu või siukest, et kardad midagi, ma ei mäleta nagu hetkegi, et ma ütlen tõsiselt nagu väljakutsuv oligi see hetk, kui see 21 aastat, see oli kõige suurem nagu siuke mäsu, kus me olime selle vahepeal. Aga ma ütlen, et minul nagu olukordades pigem on niimoodi, et ma muutun nagu masinaks, et selge, see on nüüd vaja teha, eks ole, et emotsioonid jäävad kõrvale, hindan olukorda, tegutsen. Ja nagu see mõtlemine arusaam, mis oleks võinud juhtuda, tuleb võib-olla hiljem. Aga ma ei lähe ka sinna nagu väga süvitsi sisse, et selge, minu printsiip on alati see, et mis on olnud, see minevik ja minevikku see ei muuda. Okei, võtame õppetunnid, drive on, ära raiska rohkem energiat selle peale. See on siuke voodtsükli enda. Täiesti, absoluutselt kogu aeg. Et ma ei saa aru inimest, kes kuskil nagu kahetsad, issand, ma oleks pidanud seda tegema või oleks nii minna. Pointless, saad aru? Sa raiskad lihtsalt nagu väärtuslikku aega, mõtle parem, nii, kuidas edasi. Kõik fookus sinna. Ja on huvitav nagu see, et me vaatame, kaitsevägi räägib nagu suuresti, et nii, meil on tegevväelased ja meil on reservväelased, eks ole. Ja sama ütleme ussiõdalased, näiteks ütleme isegi, et ussiõdalased on nende jaoks nagu tähtsamad, kui on kaitseliitlased, mis tegelikult on sul reservväelase steroididele mitmes mõttes, tegelikult on. Ja täna, ega see Kaitseliidu liikmeskonnast täna on juba julgelt üle poole neid, kes on ajateenistuse läbinud, ehk nad on klassikad reservväelased, kus nad õpivad nüüd. Ja mehed panevad tihti siuke, me ütleme, miinimum 5, 6, 10, 12 nädalavahetust aastas väljaõpet ekstra. Aga sul klassikaline reservväelane käib, ütleme, võib-olla üle 3 aasta tagant teeb 3-4 päevase põksu ja läheb koju tagasi. Kumb sul nüüd rohkem treenitud tegelikult? Lisaks on veel ju kaitseliitlasel tõenäoliselt olemas kodus ka varustusrelvastus, laskemoon ja nii edasi. Jah, võiks rohkematel olla. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.